Mina olen Annika Uuesson, olen sotsiaalvaldkonnas toimetanud lastega nüüdseks juba ligi 14 aastat. Vahepeal oli mõneaastane periood, kui ma tegin hoopis muud tööd. Ütlesin ei sellele elule ja hüppasin pea ees vette, jäin töötuks, võtsin omale tugiisiku kursused ja nüüd olen Märjamaa lasteaias Pillerpall abiõpetajana töötan. Aga eks mu roll ole lasteaias ja kodus on ikka see selline hoidja, hoolitseja, toetaja. Ma tunnen ennast selles rollis hästi. Emotsioonid, mida ma ise saan pakkuda ja mis tegevuse käigus tekivad. Tegutsemislust, uudisimu, et rõõmustan iga esimest lund, lepatriinut, kollast lehte, midagi sellist, millest ma muidu võib-olla ise läheksin mööda. Kui hommik ei alga juba sellise naeratusega ja tunnen seda väsimust, et ma ei taha, ma ei jaksa voodist tõusta, et siis on aeg minna perearsti juurde, lasta oma vitamiinid näitajad üle kontrollida ja siis tulebki välja, et midagi võiks natukene lisaks võtta ja siis tuleb see elurõõm ka tagasi. Et selles töös õnneks ma ei pea palju ei ütlema, et pigem on see, et ma mõtlen kõiki variante, kuidas öelda jah, sellepärast, et need jahid toovad mu ellu nii palju rõõmu. Kuidas need toredad üllatused ja rõõm ellu tuleb ainult jahide läbi. Mul on vahepeal täiesti üksinduse aega, et sellist aega, kus teiste vajadused on tagaplaanil, kus on ainult minu mõtted, ainult minu hingamine, minu olemine. Nüüd mina lähen üksinda jalutama paar tundi ja see täielikult laeb mind, et siis ma olen jälle teiste jaoks olemas. Ja raamatutesse kadumine, raamatud, filmid, teinekord ütlengi nii, et mina võtan nüüd raamatu või läpaka kaasa, palun ennast mitte segada ja kaon ära natukene teise maailma hoopis. Ma arvan, et igas sotsiaalvaldkonna töös on see, et iga päev on kordumatu. Rutiini ei saa küll kunagi tekkida. Minu töös ei saa ilma tiimita. Selleks, et jõuda iga lapseni, selleks on iga inimese roll selles meeskonnas äärmiselt oluline. Ja just nimelt see, et saab ka rääkida oma tähelepanekutest, muredest, avatult, vabalt, omavahel kokkuleppeid teha, et mis võiks edasi aidata, et mis võiks jälle nagu rõõmu tagasi tuua. Enesehoiu meeldetuletamine ei peagi tulema juhtkonna poolt. Mul oma rühmaõpetaja pani meile ilusasti ukse peale Aili Liinevi õpetaja enesehoiu sellised väiksed punktid, mis meelde tuletamiseks. Pilk läheb sinna peale ja siis tulebki, et hinga, tuleta ennast meelde, tunne ennast mõnusalt ja siis su ümber teised tunnevad ka ennast hästi. Võta kas või üks hetk päeva jooksul endale, et hingata, teengi mõningaid joogaharjutusi, 5 tiibetlase harjutusi, teen omale rahulikult ühe kohvi ja siis lähme jälle rõõmsalt päevaga edasi. Sest eks neid muretilkasid on ka igas päevas, aga õhtu päeva lõpetada ikkagi nende kokku kogutud rõõmu kildudega.